päris hea stardi Sander Roosimaa ja Andre Kurg. Õigus ja nähtavus seal taga ei ole hea lihtsalt. Pigem ongi nagu selline tunne, et sa toetad lihtsalt kohti kedagi ja siis sa saad oma sõidud sealt tehtud igal juhul. Tundub, et Janno Õis sõitu juhtima asunud ja Sander Roosimaa Vispast oli seal teisel kohal. Nagu ütles esimene külgas. See annab selge pildi ette. Ja Janno Õis kõige liider. Roosimaa, Kurg, Schultz ja Palmiste. Selline siis järjestus esimesel ringil. Pärast esimesi otsustavaid kurve. Ja peale seda siis jäänud veel tänase päeva viimane start. Üsna põnev ja üsna kiire sõit. Vahele lähevad 2000 klassi masinad. Asso ajandub. Kõik sõiduhaavad. Viimane voor oli ojandub parem kui mesk. Kuulnud Eestis, mida polnud enam vaja. Viimases voorus sai kass 2. Ühe? Ta sai ühe? Täna ei saa mingit kindla liidrina. Sander Roosimaa, Andre Kurg ja siis Rainer Schultz ja Sander Valmistamine püüab kohe oma positsiooni seal parandada ja vaatame, mismoodi seal õnnestub. Schultz kurtis siin, et pidamist eriti ei ole ja üsnagi siin tuleb kõvasti tööd ja vaeva näha üldse masinaga võimalikult kiiresti sõita. Liikumise täna see ei ole olnud. Viimasel kohal ja noored konkurendid, nagu ta ütles, kes on siin tulnud peale Kurg, need teevad väga head tempot ja seda on praegusel hetkel väga selgelt näha, kus siis noortel klassimehed on üsnagi nobedad ja võitlega domineerivad. Janno Õis lihtsalt möödunud aasta juba sõitis standardis. Aastast üks punkt sai puudu. Võtta lisaks võrdmäänu punkte sellest, et oleks nagu ühe punktumine edu temal olnud. Praegusel hetkel siis Janno Õis liigselt see aasta ära võtta, mis eelmine aasta võtmata jäi. Seda sõitab kiidab Roosimaast. Kaks ringi sõidetud. Ja ma vaatan sama asju, mõtlegi. Suvel sõidis väga ilusasti Mustanda. Ei ole sama kui mitte sama. On täpselt sama. Roosimaa jõudnud korralik Andre Kurg kolmanda kohal ja siis Palmiste. Kadastus on igasugused läinud. Läheb ju soemaks temperatuur. Sellel ei tohi probleemi tekkida. Loodan. Palju teine kaargate oli aeg. Viimases voorus. Teine vooru aeg oli 4 senti parem kui tema kolmanda vooru aeg. See Peugeot oli stardis tagavedus. Ja, seal oli mingi jama. Isegi kõva värk, et Reinsalu auto on finaalis ja käib ja sõidab ja ei seisa treila peal. On küll, jah. Tavaliselt tal nii ei lähe. Põsapoisil on nii palju, kui mina seda näinud, nagu vaeb. Küll, jah.
aga võib-olla isegi natukene põravamaks läinud. Palju ei jää, jah. kõvasti siin aega kaotanud ja uuesti järgi jõudnud, aga Janno Õis jätkab kindla liidrina ja läheb viimasele ringile vastu siit ikka päris korraliku edumaaga ja kõvasti jätkab aegpraegu sellest kolmandat kohta ja sisuliselt võib öelda, Kaitsemehed ei tulnud küsima, miks ei sõida meie all. on siis praegusel hetkel kohad üsnagi kindlalt viib Ebain, viib kohtade mängus on sõna sekka öelda, aga see on kõik. Nagu mina Toomi jutust aru sain, tema oli selle otsuse vastu. Samuti valmis juba. See on päris põnev, start äärmiselt oluline, kui minema pääsed ja saad esimesena avaringile minna, siis kuvaseks annab. Ongi hämaraks on läinud juba. Ja nüüd võtab ERC standardkoostöö etapivõidu. Tahab siis ka maha jahtunud riikide pärast mida. Masina partneritest ära.